Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed. On ettepanek selle töönädala eelarvekontrolli komisjonis arutada mootorsõidukimaksuga rakendamise järgset olukorda ja kolmapäeval arutada täiendavate kaitsekulude rakendamist ja mõju eelarvele. Kui need teemad on vastuvõetavad, siis mul oleks päevakorra kinnitatuks. Meil on tänasele koosolekule palutud Rahandusministeeriumi makromajanduse talituse analüütik härra Madis Aben, fiskaalpoliitika osakonna juhtivanalik härra Risto Kaarma, Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja proua Laura Lemmengas, Maksu- ja Tolliameti peadirektor härra Raigo Uukkivi, direktori asetäitja proua Laili Roosimaa ja Autoomanike Liidu juhatuse esimees härra Simo Saar ja autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht härra Meelis Telliskivi. Ja ma annaksingi siis erinevate institutsioonide esindajatele, nüüd on möödas sellest mõned kuud, see on siis aastamaksu esimese osamakse laekumine, tähtaeg on 15. juuni, aga registreerimismaksu on juba laekunud. Et kuulaks siis ära Rahandusministeeriumi prognoosi, kuidas selle seaduse rakendamine on mõjunud võrreldes prognoosiga, millised probleemid on Maksu- ja Tolliametil ja siis samuti siis autoomanike ja autode müügi- ja teenindusettevõtte Eesti Liidu tegevjuhi vaate ja Kliimaministeeriumi esindaja saab ka siis hinnata neid eesmärke, mis oli seatud seoses CO2 emissiooni vähendamisega mootorsõidukimaksul. Kui see on vastuvõetav, siis ma kõigepealt annaksingi sõna siis, ma arvan, härra Abenile ja härra Risto Kaarnale. Olge hea, Rahandusministeerium. Aitäh. Nii. Näitan teile siis mõningaid pilte sellest, kuidas automüük Eestis on kulgenud siin viimastel kuudel ja aastatel. Ma loodan, et mu slaide on näha. Ja on näha. Väga hea. Nii, siin on nüüd kaks graafikut, mis näitavad kuude kaupa, kuude ja aastate kaupa seda, kuidas siis on sõiduautosid Eestis arvele võetud, kasutatuna ja uuena. See kollane ja roheline joon näitavad 22. ja 23. aastat. Nagu näha siin kevad- ja suvekuud on kõige aktiivsemad autoostu kuud. See lilla jämejoon näitab eelmist aastat, mis algas päris madalalt tasemelt eelnevatega võrreldes, aga siin sügisel siis autoost kiirenes ja see punane joon, mis räägib siis sellest aastast, on kuni aprillikuuni. Ja kasutatud jõued ja mis siis näha, nii nagu oli ka arvata ja automüüjad hästi teavad, siis Eestis arvele võetud sõidukite arv võrreldes eelmiste aastate sama perioodiga on oluliselt väiksem. Eriti on ta langenud kasutatuna riiki toodud autode puhul tublisti üle 2 korra, aga ka uuena toodud autode puhul. Kui me nüüd jagame need autod füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt ostetuteks, siis on see pilt selline, et siin vasakul siis see, kuidas eraisikud on ostnud. Eraisikud eelmise aasta alguses ostsid suhteliselt tagasihoidlikult, aga kogu aasta jooksul nad oma tempot kasvatasid, detsembris siis üle 3500 auto. Kuigi tavalistel aastatel, sügiskuudel ja aasta lõpus autode ostmine taandub. Juriidilistel isikutel see ärkamine toimus mõnevõrra hiljem, aga võib öelda, et isegi natukene võib-olla jõulisem. Ja mis nüüd on toimunud sellel aastal, siis füüsiliste isikute puhul on see tase märtsis ja aprillis olnud kuskil 1000 auto juures ja tavapärane tase on olnud siin 2500–3000 juures. Aga siin nüüd kommentaariks veel, et ma räägin M1 kategooriast. M1 kategooria on ka enam-vähem, see dünaamika on sama, aga nende maht on väiksem. Juriidiliste isikute puhul siis oli jõuline etteostmine aasta viimastel kuudel. Aga mis on positiivne ja huvitav on see, et
et sellel aastal aprillikuuks tegelikult on taastunud juba juriidiliste isikute poolt ostetavate M1-kategooria sõidukite arv. Ja kuigi jaanuaris-veebruaris oli ta veel 2 korda madalam tavalisest aasta algusest. Ja sama tegelikult käib ka N1 kategooria kohta. Nii. Siis, aga kui nüüd vaadata niisugust 12 kuu libisevat keskmist, et võttes siis arvesse, kus me oleme täna, võttes arvesse seda, mis toimus ka eelmise aasta lõpus, ja siin on nüüd mõne viimase aasta kohta see, et kuidas see 12 kuu libisev keskmine on olnud, on üpris kõiku, sest siin sellesse perioodi jääb palju erandlikke aastaid, tavalisi aastaid praktiliselt ei olegi. Eelmise aasta lõpuks siis see 12 kuu keskmine tõusis selgelt üle viimaste aastate keskmise ja aprillikuuks on ta siis siin pildi järgi hinnates umbes selle koha peal. Aga siia ta muidugi ei jää, sellepärast et kasutatuna, eriti eraisikute poolt ostetavate autode hulk on lähematel kuudel kindlasti oluliselt madalam kui tavaliselt. Nii. Aga kui vaadata siis seda, et kuidas on muutunud see autode profiil, mida Eestisse on siis toodud varasematel aastatel ja eelneval aastal ja eelmisel aastal ja sellel aastal CO2 emissiooni järgi, siis on pilt selline, et siin on näha, et kuidas aasta-aastalt, mida aasta edasi, seda säästlikumaks on üldiselt sõidukid läinud, nii kasutatuna kui ka uuena Eestisse toodud. Eelmise aasta jooksul kasutatuna siis toodud autode puhul see CO2 emissioon aasta lõpupoole langes või oli terve aasta jooksul kena langustrendiga. Ja esimestel kuudel siin jaanuaris oli ta kohe eriti hüppeliselt langenud, märtsis-aprillis, veebruaris-märtsis-aprillis mõnevõrra tõusnud, aga selge vahe on siin sees ja tegelikult juba eelmise aasta algusest oletas, nii et tore on näha, et sellised stiimulid ikkagi autoostjatele mõjuvad. Uuena toodud autode puhul, kus see keskmiselt see emissioon on olnud arusaadavalt madalam ka ajalooliselt, on samuti selge hüppe sees siis selle aasta alguses võrreldes eelmise aasta lõpuga. Siin kerge kasvutrend on mõlemal sees, aga loodetavasti ikkagi mingi taseme erinevus püsib. Ja veel üks automaksu parameeter, mis oli täismass, et kuidas siis selle järgi on meie autopark nüüd või riiki toodavate autode parameetrid muutunud. Siin on huvitav kombel see trend pigem teistsugune, aga siin taustal on lisaks automaksule ka muid tegureid. Et nagu näha siin selle aasta joon, see punane jääb siin eelmiste aastate varju, ehk siis kasutatuna tegelikult ka uuena Eestisse toodud autode täismass ei ole langenud oluliselt seoses selle automaksu kehtestamisega ja üldine trend on nii, eriti uuena registreeritud autode puhul, et aastast aastasse autod on muutunud raskemaks. See oli üks probleem ja mitte ainult Eestis, mille vastu selle automaksuga ka võidelda lootsime. Ehk see trend nüüd mõnevõrra ikkagi pidurdab ja tundub sellest punase ja lilla joone võrdlusest, et see on kergelt pidurdunud, aga nagu näha, et uuena eelmise aasta lõpus siis toodi mõnevõrra raskemaid autosid. Nii, see on nüüd see ostudünaamika pool ja eelarve poolega on siis niimoodi, et meil oli planeeritud 236 miljonit laekumist aastamaksust ja registreerimistasust ja see oli sõnastatud niimoodi, et esimesel täisaastal. Et see siis, ütleme kalendriaasta mõttes, kui ta on kehtinud 12 kuud ja selles mõttes ka, et see üleminekuperiood oli teada, et ta ikkagi on, et mõnevõrra ostetakse autosid ette. Et ta mis tähendab seda, et registreerimistasu siis sellel aastal ei tarvitse selles mahus laekuda, mis selle täisaasta kohta oli prognoositud. Me seda prognoosi nagu väga täpselt ei teinud, et kuidas ostudünaamika nüüd saab kuude lõikes olema ja siiamaani me ei ole ka nagu ümber hinnanud seda aasta prognoosi suve prognoosiks, mis tuleb välja augustikuu lõpus.
me üritame siis täpsustada viimaste olemasolevate andmete põhjal, et mis see selle aasta laekumine registreerimismaksust või tasust võiks olla. Aga aastamaksu kohta meil oli siis selline hinnang, et 100 miljonit võiks sellest sel aastal laekuda. Maksuamet saatis välja 109 miljoni eest maksuteateid ja nende hinnangul siis 103 miljonit umbes võiks reaalselt laekuda, nii et sellega on pigem hästi. Et sellega oleks minu poolt praegu kõik. Aitäh! Siis Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juht proua Remmel, kas soovite Kliimaministeeriumi vaate anda? Tere pärastlõunat, et kuna automaks kuulub Rahandusministeeriumi haldusalasse, siis Kliimaministeeriumi poolt ma kommenteeriks transpordisektori heidet üldisemalt ja seotud väljakutseid, et kuna see on meie ministeeriumi vastutusala. Kui vaadata siis transpordisektorit Eestis, siis on üks heite mahukamaid sektoreid energeetika järel ja 2023 aastal moodustas transpordiheide 19% kogu Eesti kasvuhoonegaaside heitest. Ja see on kahjuks aasta-aastalt olnud sellises väikeses tõusutrendis ja võrreldes siis 90. aastaga, et kui paljud sektorid on oma heitkoguseid vähendanud, siis transpordis on see jäänud põhimõtteliselt samaks ja isegi pisut tõusnud. 24 aasta transpordisektori heitkoguste andmed saame me kätte alles sel suvel ja 2025 aasta andmeid ka meil seetõttu selliselt ei ole. Ja kui vaadata nüüd sinna transpordisektori sisse, siis peamine osa heitkogustest tuleneb maanteetranspordist, moodustades siis 95% sektori heitkogustest ja seal hulgas siis sõiduautod on kõige suurema mõjuga, moodustades siis 56% kogu Eesti transpordisektori heitest ja kui me vaatame regionaalselt, siis üle 50% Eesti transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest tuleb Tallinnast ja Harjumaalt, kus siis tuleks leida paremaid ühistranspordi võimalusi, et inimesed ka rohkem alternatiive kasutaksid. Mis on võib-olla veel eripärane Eesti transpordisektoris, mis ka seda heitekasvu mõjutab, on see, et endiselt tehakse meil palju sõite linnas autoga, ka vahemaadel, mida oleks võimalik siis jalgsi ja ühistranspordiga läbida, ehk siis kuni 5 kilomeetrit. Ja Eesti eripära on ka olnud see, et uued autod, mis inimesed on ostnud, on circa 20% saastavamad olnud kui siis Euroopa Liidus keskmiselt. Aga näeme siin positiivseid trende, et elektriautode osakaal on järk-järgult kasvamas, et viimasel paaril aastal pea kahekordistunud, et kui 2024 aastal müüdi kokku circa 25 000 uut sõidukit, siis üle 8000 nendest olid elektriautod. Võrrelduna siis 2022 aastal, kus neid oli kõigest ligi 3500. Ja 2025 aasta andmeid vaadates näeme, et siis võrreldes eelnevate aastatega on elektrisõidukite registreerimise hulk kasvanud, samas kui siin jooniste pealt näidati, et üldarvestuses on autode registreerimine võrreldes siis eelmise aasta lõpuga siin olnud langustrendis. Ja seda on siis 14% rohkem võrreldes siis eelmise aasta sama ajaga. Aitäh! Aitäh teile! Ja Raukivi Maksu- ja Tolliameti vaade, kuidas on rakendumine kulgenud, mis on teie prognoos tulude kohta? Ja, tervist! On mind kuulda? Ja. Rahandusministeeriumi esindaja oli nii põhjalik oma statistikaga, et rääkis selle Maksu- ja Tolliameti otsaga suuresti ära, aga võib-olla siis mõned
mõned numbrid juurde. Jah, me oleme tänaseks 110 miljonit oleme maksuteatisi välja saatnud. Võib arvata, et see veidi kasvab, aga mitte palju. Ehk siis sellel aastal veel registrisse lisanduvatele sõidukitele me maksuteatise proportsionaalses osas arvutame. Esimene maksetähtpäev tuleb 16. juunil, sest 15 on pühapäev, teine tuleb siis 15 detsember. Eks see tõe hetk on 16. Et seaduse järgi siis tuleb maksta vähemalt 50% aastamaksust, ma räägin kogu aeg aastamaksust meie vaates, vähemalt 50% aastamaksust ära ja meie selle maksusumma arveldame siis loomulikult selle päeva seisuga e-maksuametist ettemaksukontolt. Et tänasel päeval pole mingit põhjust spekuleerida selle üle, et kas keegi on maksnud või ei ole maksnud, et arveldatud ei ole. Mis siis veel? Ma ütleksin ka seda, jah, keskmine maksusumma on siin aastas 150 euro ligi, natukene üle selle, mis jällegi puudutab aastamaksu. Meil välja oleme saatnud siis selle 110 miljoni peale circa 500 miljonit maksuteadet, natukene rohkem, 510 000 ja circa 470 000 nendest maksuteadetest on ka e-maksuametis juba avatud, ehk siis nad on õiguslikult kätte toimetatud. Mingil osal on veel aega ja eks me siis vaatame, et need, mis jäävad sellisel moel vastu võtmata, et me peame tegema täiendavad toimingud seal. Ja ma muud ei oskagi siin öelda juurde praegu, et kui on küsimusi, siis ma vastan meeleldi. Aitäh ja ma annaksin sõna, kuidas on kulgenud see seaduse esimesed kuud ja hinnang sellele siis Autoomanike Liidu juhatuse esimehele härra Simo Saarele. Nii, tervist, et kõigepealt sidekontroll, eeldan, et on kuulda. Jah. Nii, väga hea, et üks hetk ma soovin jagada ka esitlust. Mul ei ole väga palju slaide, aga nii, vaatame, kuidas sellega nüüd siin lood on. Nii, esitlust on näha, küsin igaks juhuks üle. Jaa. Nii, selge, et kõigepealt ma tahan alustada sellega, et ma tahan öelda tänusõnad komisjoni esimehele, et me seda teemat täna arutame ja kasutan ühtlasi ka lühidalt võimalust tänada õiguskantslerit, kes siis on Riigikogule teinud ettepaneku just tulenevalt Autoomanike Liidu pöördumisest viia siis mootorsõidukimaks põhiseadusega kooskõlla. Kui me räägime nüüd sellest, et millise mõjuga on see mootorsõidukimaks nüüd tarbijaharjumustele, siis ma arvan, et siin tegelikult me oleme juba natukene seda informatsiooni saanud nüüd nii-öelda maksude laekumise poole pealt. Kindlasti Autel oskab rääkida seda uute autode seisukoha pealt, et meie saame tugineda eelkõige nii-öelda suhtlusele enda liikmetega ja tegelikult siis ka avalikele allikatele. Et selge on see, et ega siis tänasel hetkel automüük on suhteliselt kehvas seisus ja tegelikult hästi palju on kukkunud just tehingud eelkõige kasutatud autodega. Et ma tahaksin tuua siia ühe sellise näite juurde, ehk kui me räägime sellest, et kellele siis see automaks kõige rohkem on niimoodi muresid tekitanud, siis teie ees on praegu üks selline aparaat, nagu seda on Ford Transit Custom. Tegemist on siis nii-öelda mikrobussiga, nagu me teda slängis nimetame, kus on siis istekohad sees. 3 aastat vana, sõitnud juba natuke üle 140 000 kilomeetri, ehk see on nüüd ütleme selline auto, hinnaklassis umbes 28 000 eurot, mille peale võiks siis mõelda kas siis näiteks suurpere või siis näiteks perekond, kus on erivajadustega laps kasvamas. Ja kui me nüüd vaatame, et kuidas meil siis nüüd selle maksustamisega lood on, siis siin on selline võrdlus toodud, et vasakul me näeme nüüd Saksamaa Rahandusministeeriumi koduleheküljel olevat kalkulaatorit, mis siis kalkuleerib ära selle maksu,
mis sellise masina pealt on vaja Saksamaal maksta. Ja paremal me näeme siis meie mootorsõidukimaksu kalkulaatorit, mis on siis Maksu- ja Tolliameti oma, kus me näeme siis ära, et kui palju peaks siis sellise auto eest maksma Eestis. Ja järeldused on tegelikult päris jahmatavad, et Eesti aastamaks on siis selle konkreetse sõiduki puhul ligi 55% kõrgem võrreldes Saksa aastamaksuga, ehk Eestis on ta siis 720,50, Saksamaal on ta 466 eurot aastas. Aga Saksamaal teatavasti ei ole olemas sellist asja, nagu seda on registreerimismaks. Ehk see tähendab seda, et sõiduki ostmisel on siis tegemist uue sõidukiga või kasutatud sõidukiga, ei tule maksta nii-öelda sellist, ütleme siis riigile suurt sissemakset. Eestis, kui sa ostad 3 aastat vana mikrobussi, millel on läbisõit üle 140 000 kilomeetri, siis tuleb selle eest maksta ligi 3500 eurot registreerimistasu. Ja et asi veel vahvam oleks, siis on ka nii, et Saksamaal, kui sa ostad kasutatud auto ja jätad samad numbrid ette, on nii-öelda riigilõiv 23,6 eurot, uute numbritega koos on see 30. Eestis on nii, et kui sa ostad olemasolevate numbritega, siis internetis on omaniku vahetus 55 eurot iseteeninduskeskkonnas. Ja kui seda teha siis nii-öelda büroos koha peal, siis on see 71 eurot. Ehk nagu me näeme, siis ka riigilõivud on meil oluliselt kõrgemad. Sealjuures on veel vahva tõdeda, jutumärkides siis vahva, et ka Saksamaa keskmine brutopalk on üle 2 korra kõrgem kui Eestis. Ja selle tõdemusega me saame edasi liikuda järgmisele slaidile, kus tegelikult me näemegi, et mis meil siis toimub. Põhimõtteliselt kasutatud autode müüjatest päris arvestatav osa plaanib endale üldse poed kinni panna, sest odavamate autode turul lihtsalt ei ole ostjaid, sest kui auto maksab, ütleme 1500 eurot või 3000 eurot ja registreerimismaks on seal mitusada eurot, siis on ju selge see, et ei ole sellist autot mõtet endale soetada. Ja loomulikult on ka uute autode turul seda näha, et jah, me võime rõõmustada selle üle, et elektriautode osakaal on justkui nagu tõusnud, aga tegelikult on nii, et pigem on turule alles jäänud selline suurema sissetuleku ja suurema ostujõuga autoostja, ehk tegelikult elektriauto ongi kallim kui tema nii-öelda sisepõlemismootoriga konkurent või siis võib öelda liigikaaslane. Ja siinkohal on ka see, et mina ei oska öelda, et kui tõesti oli autode registreerimistasu mõte see, et me ühel hetkel hakkaksime ringi liikuma umbes niimoodi, siis tundub, et see registreerimistasu on tõesti enda eesmärgi täitnud, sest omanikuvahetusi tehakse vähem, kasutatud autosid tuuakse vähem maale ja ka uusi autosid ostetakse vähem. Ja seda tegelikult siis olukorras, kus Eestis on hajaasustus, kus auto on tegelikult mitte luksuskaup, vaid tegelikult tarbeese. Et jah, võib-olla tõesti linnas võiksid mõned inimesed käia natukene rohkem jala, aga vaatame nüüd natukene kaarti, vaatame natukene seda meie ühistranspordivõrku ja me näeme, et tegelikult väljaspool Tallinnat on ilma autota väga keeruline elada. Siinkohal tuletan ka meelde, et Autoomanike Liit tegi nüüd natukene aega tagasi pöördumisega koalitsiooni Riigikogu saadikute poole, kus me ka tõime välja tegelikult siis mõningad asjaolud, miks me leiame, et see mootorsõidukimaks tuleb koheselt tühistada. Ja üks, mille me seal välja tõime, oli ka see, et see pidi olema seotud nii-öelda liikuvusreformiga. Et täna me näeme seda, et riik soovib saada mootorkütuse aktsiisi ja automaksu näol kokku umbes 750 miljonit eurot autoomanikult. Teedesse sellest suunatakse ligikaudu 100 miljonit ja ühistranspordivõrgu paranemist ei ole mitte kuskilt otsast praegusel hetkel näha ja ma arvan, et see raha läheb, nii nagu ütles ka täna laua taga istuv Mart Võrklaev, läheb igale poole, aga igatahes mitte sinna, kuhu ta autoomaniku seisukohalt vaadatuna võiks minna. Ja lühidalt kokkuvõttes selline see kokkuvõte ongi, et ma saan aru, et mõnevõrra negatiivsem kui eelkõnelejatel, aga ma pean tunnistama, et see on ka kindlasti oluliselt, ütleme siis nii, et tarbijakesksem. Aitäh! Aitäh ja ma annaksin nüüd sõna härra Meelis Telliskivile, Eesti Automüügiettevõtete liidu juhile. Ja aitäh!
Mina ka oma poolt tänan, et see teema on lauale tõstetud ja see komisjonis täna arutlusel on. Tooksin välja võib-olla mõningad sellised põhiteesid, et täna tõesti kõige rohkem tundub, et pihta on saanud inimesed registreerimistasuga autode vahetamisel ja tänu sellele tehingule, et auto vahetamisel on registreerimistasu kõrge, selle tõttu jääb ka uutel tehingud tegemata. Kui vaadata protsente, sest et siin härra Madis Aabenil oli hea ülevaatlik üldvaategraafik, aga kui vaadata protsente või ka tükke, siis konkreetselt uute sõiduautode müük -50,4%, tarbesõidukid -39,2%, omanikuvahetusi -65%. Et selline, ütleme, numbrite poole pealt, mis räägivad täpsemalt numbreid, on väga-väga suur langus ja tervikuna sellele sektorile on see ikkagi mõju väga laastavalt. Tooks veel välja sellise fakti, et kui vaadata absoluutnumbreid ja vaadata Eesti pilti, siis täna oleme olukorras, kus piirkonniti müük on väga erinev. Tallinn ja Tallinna ümbruspiirkond on küll väga tubli, pärjate sees otsas tabelit 75%-ga, Pärnu-Tartu moodustab 3% ja ülejäänud Eesti ehk paraku 12% jaguneb siis iga maakonna kaupa. Ehk täna oleme olukorras, kus mõned maakonna autopoed ei ole suutnud siiamaani 4 kuu jooksul müüa mitte ühtegi sõidukit. Mis omakorda toob välja asjaolu, et lisaks plaanitavale, riigi poolt plaanitavale registreerimistasu laekumisele on teemaks sellised märksõnad kui koondamine, mis tähendab seda, et ettevõtte ei saa endale hoida üleval sellist müügipersonali, kui müüki ei toimu. Siis ühtlasi kindlasti automüüki tabab ka veel käibemaksutõus. Siin on üks fakt, millest võib-olla väga ei taheta räägita, et tegelikult tegemata tehingutest jääb ju saamata riigil käibemaks. Ja kui me vaatame sõidukite liikuvust tervikuna, siis üks selline maksukomponent, mis väga viitab just sõiduki kasutamisele, on kütusaksiis, sest täna ääremärkusena nii registreerimistasu kui mootorsõiduki maks on komponendid, mis ei sõltu sellest, kas sa sõidad autoga või mitte. Ehk piltlikult öeldes, kui sõidab Bolti auto Tallinnas hästi palju kilomeetreid või kellelgi on auto, kes sõidab maal hästi vähe kilomeetreid, siis aasta lõpus nad maksavad tegelikult täpselt sama palju. Kuigi CO2 saaste või heide, mis iganes, on kordades erinev. Ja täna tegelikult Amtel esindajana olles, Amtel on siis 30 aastat siin tegutsenud, ja ma arvan, et tegutseb kindlasti järgmised 30 või 100 aastat, siis me näeme, et tegelikult see oodatud muudatus, mis siin seletuskirjas toodi küll välja, et 1% hinnatõus vähendab müüki vähem kui 1% võrra, siis nagu ma teile protsentides numbrid ette tõin, siis kahjuks see on hoopis numbriliselt tunduvalt madalam kui plaanitud. Probleem võib olla tõesti selles, et väga raske on väikest Eestit ühe seadusega täpselt nagu reglementeerida, sest tõesti, kui me võtame erinevalt olukorra Kalamajas või kuskil näiteks Lõuna-Eestis Kanepis, siis on täiesti erinevad keskkonnad. Tallinnas sa saad kasutada ühistransporti, Lõuna-Eestis väga vähe, kus ääremärkused on kas või ka vaherepliigi, et Tallinnas saab ise, eile aitasin oma tütart kooli lõputööde ülesseadmisel kesklinnas ja maksin parkimises 28 €. Mul oli seal hästi palju ehitusasju peale, mul ei olnud kuidagi võimalik seda jalgrattaga või millegi muuga toimetada. Et siin on tegelikult sellised väga selged nüansid, aga tervikuna võtaksin kokku, et käesolevad muudatused, veel kord siis registreerimistasu, mille muudatus toimub läbi või on toimunud läbi liiklusseaduse muudatuse, mõjutab eriti seda sektorit ja registreerimist, tähendab siis mootorsõiduki maks, mis on mootorsõiduki maksuseadusest tuleneva komponent, võib-olla vähem, aga nii nagu ka siin Simo Saar välja tõi, siis on just eriti mõned sellised sõidukite puhul piigid või ütleme, mis on väga-väga pildist väljas. Et kas kui me paralleelseks võtame elanikkonna elatustaset, et siis on väga kohati on need väga kõrged ja kui me vaatame veel kord paralleelidena teisi liikmesriike, sest me ju tihtilugu peaksime ennast teistega võrdlema ja see on igati positiivne, siis veel kord, et Euroopa Liidus on näiteks 7 liikmesriiki, kus ei ole üldse registreerimistasu. Ehk komisjonile koondina edastaksin mõtte, et meie sektorit, ehk siis autonduse sektorit on see maks tänasel hetkel mõjutanud väga palju ja veel kord rõhutaksin just neid, kes on Tallinnast väljaspool, kindlasti ka Tallinna ettevõtteid,
aga kui ma ütlesin, et piirkondlikud maapiirkonnas tegutsevad ettevõtted on väga tugevalt pihta saanud. Aitäh! Aitäh ja läheksime siis küsimuste juurde. Proua Ingerainen, palun. Ja, aitäh, et ma tahaks teada, kui palju oli eelmine aasta siis laekunud käibemaks auto müügist ja kui palju on siis nüüd selle aasta prognoos, et kas Rahandusministeerium oskab öelda, et kui nüüd see käibemaks tõuseb 24-ni, et mis see prognoos siis on, et palju teda võiks laekuda? Aitäh. Ma ei oska nüüd aasta kohta öelda, üks hinnang Maksuameti andmetel selle kohta, et kui palju laekus eelmisel aastal täiendavat käibemaksu seoses etteostmisega oli, et umbes 20 miljonit eurot, samas ühtedel teistel andmetel Statistikaameti põhjal osteti eelmise aasta teises pooles võib-olla 50 miljoni euro eest eraisikute poolt, siis kes on käibemaksukohustused. Eraisikute poolt 50 miljoni ulatuses rohkem autosid, sealt selle põhjal siis võiks öelda, et 10 miljonit laekus eelmisel aastal käibemaksu siis üle plaani, et see nüüd tasandub loomulikult välja ja see aasta algus, aga ma siiski ütleks, et selle esimeste kuude põhjal on vara midagi järeldada, ma saan aru automüüjatest, kes peavad igal kuul oma kulusid kandma, et seal on tagasilöök väga jõuline. Aga mul on tunne, et ja siit ka Transpordiameti ühest tekstist, mis võtab esimese kvartali tulemust kokku, võib välja lugeda, et turg on tasapisi taastumas ja stabiliseerumas, nende minu mõningate piltide pealt oli seda ka näha. Nii et see meie automaks ikkagi nii ülemäära jõuline nüüd ei ole, et selle autode kasutamise ja müügituru täiesti segamini lööks. Aga tõsi, et mingitel juhtudel võib see maks suhteliselt suur olla auto turuhinnaga võrreldes. Aga tervikuna ma ei oska praegu peast öelda, et mis see käibemaksu laekumine aasta lõikes on, aga väike nihe seal oli. Nii, aitäh. Mul oleks küsimus võib-olla siis Rahandusministeeriumi esindajatele, et automaksust 2025. aastal, ma saan aru, prognoositi, ütleme siis mootorsõidukimaks ja registreerimistasu kokku 236 miljonit eurot. Ja sellest siis nii-öelda mootorsõidukimaksu aastamaks, ma saan aru, oli suurusjärgus 100 miljonit eurot. Tähendab siis, et sõiduautodel 85 miljonit sõiduautodele, kaubikutele 11 miljonit täisaastal ja muudel mootorsõidukitel 2 oli see prognoos. Ja nüüd on siis 110, te ütlete, tuleb sellest siis, on maksuarveid välja saadetud. Aga kui palju nüüd Rahandusministeeriumi käsutuses oleva info järgi on kogutud praeguse seisuga kokku registreerimistasu, mida prognoositi siis 137 miljonit eurot aastas laekuvat? Selle kohta on esimese kvartali andmed ka olemas Transpordiameti kodulehel. Kas oli 5,2 miljonit oli, tähendab 12 miljonit esimeses kvartalis laekus registreerimistasu, see on siis jaanuar-veebruar-märts ainult, et aprillist on midagi juurde, aga ma ütlen veel kord, et see aasta algus on väga drastiliselt erinev võrreldes aasta keskmise või aasta viimaste kuudega, nii et sellepärast me ka ei ole praegu veel võtnud ette seda, et ümber hinnata nüüd selle aasta oodatavaid laekumisi, et ehk suveprognoosi tegemise ajaks on veel mõne kuu andmed täiendavalt ja vaatame, kuidas see siis kujuneb. Aga ütleme, ma küsin lihtsalt täpsustuseks üle, et 137 miljonit prognoositi 2025. aastal eelarvesse seda maksu laekumist. Esimese kvartaliga, ja ma saan aru, et praegu siis ütleme, tarbija käitumine on olnud võib-olla väga elastse, teie eelduse järgi lühiajaliselt,
on olnud siis, te ütlesite 12 miljonit esimene kvartal, kui seda ekstrapoleerida mehaaniliselt, teeb see suurusjärgus 3 korda väiksema summa. Teie eeldus on, et see ei ole mehaaniline. Kas te praegu olete mingit projektsiooni teinud või te leiate, et selleks ei ole, või see on liiga varane? No me oleme arvanud, et seda on praegu liiga vara teha, et nagu seal sellest punastest joontest graafikute vasakul alumistes nurkades oli näha, et see jaanuar ja ka veebruar olid väga nõrgad, aga märts ja aprill olid juba teistmoodi, nii et ootame stabiliseerumise jätkumist. Aga mul on küsimus Maksu- ja Tolliametile, et kui palju selle mootorsõiduki maksu nii-öelda väljatöötamine ja rakendamine teie vaates praegu teie eelarvest raha on nõudnud? Või nõuab aitäh. Ma vastan sellele, kui tohib, ma kommenteerin seda eelmist küsimust ka, ma ei tea, kuidas siin see käe tõstmine käib ekraani taga. Aga mis puudutab seda IT-lahenduse väljatöötamist, meil oli selle kulu umbes üle 1,2 miljonit. Võime öelda siis selle rakendamise ettevalmistamise kulu. Ja praegu meil jooksvalt on palgal 2 inimest, kes tegelevad selle lahenduse käitamisega, ütleme siis niiviisi. Aga siin oli küsimus paar tagasi käibemaksu laekumise teema, et kui ma vaatan meil käibedeklaratsioonide järgi numbreid, siis nüüd kas väita, et autode ostmisega on midagi praeguse info järgi drastiliselt muutunud, ma arvan, et ei saa väita. Aga kui väita, et kas taktikaliselt inimesed ja ettevõtted on oma auto ostu ajastanud teisiti lähtuvalt maksureeglite muutusest, siis see on fakt. Vastus on jaa. Et mul ei ole aasta andmeid niimoodi käepärast, ma saan siin kiiresti vaadata kvartaleid ümber selle automaksu jõustamise ja ma vaatan siin, et näiteks 24. neljas kvartal, mis oli siis vahetult enne automaksu kvartal, meil mootorsõidukite hulgi- ja jaemüük, meil on siis selline sektori tunnus, käibe deklaratsioonidel suurenes deklareeritud laekumine 42,5% võrreldes 23 aasta sama kvartaliga, nii et see on siis sesoonselt samad kohad, ütleme nii. Nii et tohutu kasv ette, põhjust, ma arvan, võib siin, me kõik saame aru, et see oli selline taktikaline käitumine tuleva maksu suhtes. Kui ma vaatan nüüd 25 aasta esimest kvartalit sellel samal sektoril, siis see vähenes 21,5%, ütleme niiviisi, võrreldes 24. sama kvartaliga. Et siin muutused on suured, aga tõepoolest see maksurežiim muutus ja ühtlasi suurenes 24 alguses ka käibemaksumäär. Ja kui me vaatame nüüd viimaseid kuid, mis meil on olemas andmed juba, siis 25 aasta märts on Eesti müüki deklareeritud 28% rohkem kui veebruaris, mis on jälle ikkagi hüppeline kasv. Jah, siin võib olla palju erinevaid faktoreid, aga kindlasti selline taktikaline tarbija käitumine on päris oluline põhjus nendel liikumistel. Need liikumised on liiga suured, et olla orgaanilised. Mul oleks küsimus Rahandusministeeriumi esindajatele, et selles mootorsõiduki maksu seletuskirjas olite te ära tõite ka seda, et sellel on ulatuslik mõju mootorsõiduki maksul, arvestades maksusummat või kui puudutud isikute ringi, keda see puudutab, eriti tõite seal ära erivajadustega inimesed ja nüüd aasta alul maksti ka teatud puude liigiga inimestele ühekordset toetust, raske puudega, sügava puudega nii alaealiste eest kui ka tööealistele inimestele.
ja neid said siis inimesed sõltumata sellest, kas peres on auto, mootorsõiduk või mitte selle ühekordse toetusega, siin näiteks raske puudega tööealistele 60 €, mis pidi siis kompenseerima seda riski, mis on inimestele seoses toimetuleku probleemiga sundvalikutes liikumisega seotud. Nüüd puuetega inimeste koda on välja toonud, et eelnõu, ja ma tsiteerin, eelnõu menetlemise käigus räägiti keskmist kuumaksust summas 10–15 €. Kahjuks suuremate kohandustega sõidukitel küünivad maksud 600 kuni 1000 € aastas, mis on siis puuetega inimestele äärmiselt koormav. Et kas Rahandusministeerium on nüüd seda meedet, mida valitsus rakendas, et ühekordselt maksta siis automaksu kehtestamise eest teatud siis terviseseisundiga inimestele ühekordset toetust, on ka analüüsinud selle tõhusust ja tegelikult mootorsõidukimaksu mõju siis erinevate ühiskonnarühmade lõikes, ma võtan praegu nüüd siin eraldi siis erivajadustega inimestele. Jah, pean tunnistama, et ei tea, et oleks sellist analüüsi nüüd tagantjärele tehtud. Aga samas need toetusrahad maksti välja, eks ole, need olid vist 21 000 inimesele suurusjärgus 2 miljoni € eest, mis keskmiselt siis 100 € siis ühe inimese pealt, see sõltus siis puude raskusastmest. Et need ei olnud seotud kuidagi mootorsõiduki omamisega peres või mitte, need olid seotud siis terviseseisundi ja selle tuvastamisega. Et kui nüüd on tekkinud olukord, kus puuetega inimeste esindusorganisatsiooni hinnangul on need kuidagi ei kata, ei ole mõeldavas suuruses, et katta ära tegelikult siis liikumiseks kohaldatud sõidukite maksukoormust. Et härra Aben, et selle koha pealt siis ma saan aru, hetkel ministeerium ei ole järeldusi teinud. No eks see oli ilmselt ette ka teada, et mis on need erinevate sõidukite maksud ja see oli poliitiline nagu valik või otsus, et millisel määral seda siis kellele kompenseerida ja milliste argumentidega. Küsimus ongi selles, et kompenseerimist otse kui ei tekkinud, sest osad inimesed, kes seda said, ja kindlasti erivajadustega inimestel ongi raske, kellel ei olnud mingeid sõidukid, kes avaldasid isegi üllatust selle üle ajakirjandus, et said mootorsõidukimaksu kompensatsiooni raha. Osad inimesed, kes said seda, kellel on sõiduauto, on selgunud, et see ei ole kuidagi kompenseeriv. Ütleme, väiksemas ulatuses võib öelda, et ta leevendav, aga mitte kompenseeriv. Aga härra Võrklaev. Ja siin ma veel korra ütlen, et siin võib ka mõelda niimoodi, et ka sõltumata auto olemasolust perekonnas ilmselt enam-vähem kõigil inimestel mingisugune liikumisvajadus on, nii et kas ta maksab seda siis endal kuuluva auto ülevalpidamiskuludeks või ostab seda kuidagi sisse, nii et sellega võib seda nagu selgitada küll, et miks see toetus oli ühtlane. Nii, härra Võrklaev. Ja ma võib-olla aitan siis seda tausta natukene avada, et Sotsiaalministeeriumiga see meede koos välja töötati ja tegelikult seoses mootorsõidukimaksu tulekuga siis erivajadustega inimeste toetusteks eraldati umbes 9 miljonit aastas, et vastavalt siis seal puude liikide kaupa vastavalt vajadusele, nii kuidas Sotsiaalministeerium ka puuetega inimestega neid asju läbi rääkis ja kokku leppis, et summa iseenesest on märkimisväärne 9 miljonit aastas ja seda siis esimese hooga, kuna IT-süsteemide areng võtab aega, makstigi välja poole aasta eest minu teada ühekordsena. Nüüd järgmisel poole aastal, kas ta läheb teist korda ühekordsena sel aastal või läheb ta igakuiselt, seda peab üle täpsustama, aga põhimõtteliselt see jätkub ja järgnevatel aastatel samamoodi läheb ta kuupõhiseks. Ja selle mõte on toetada erivajadustega inimeste liikuvust. Ehk et jah, avalikult on justkui olnud pealkirju, et miks need inimesed, kellel autot ei ole, seda said, aga sellepärast, et need inimesed, kellel autot ei ole, kes on erivajadusega, nendel on vaja samamoodi liikuda. Ehk et Sotsiaalministeerium nägi suheldes ka erivajadustega inimestega, et me toetame üldisemalt erivajadustega inimeste hakkama saamist ja liikuvust, et muidu tekiks ebavõrdne olukord, et need inimesed, kellel on auto, kellel on võimalik endal autot lubada, erivajadused, ka inimesed siis, et nemad siis saavad riigipoolset täiendavat toetust, aga need, kellel ei ole võimalik endal autot soetada või pole seda soovi või ei võimalda see puue seda,
et siis nemad tuge ei saa, ehk et on võimalik kasutada eritranspordi katmiseks seda ja see hakkab olema siis kokku 9 miljonit igakuiselt. Ja mis puudutab neid erikohandatud autosid, aastas 9 miljonit, jah, mis on päris märkimisväärne summa sotsiaaltoetuste tõusus mootorsõidukimaksu arvelt. Ühe käega me kogume seda raha kokku maksumaksjatelt, siis anname kõige haavatavamatele tagasi. Ja teine pool siis, mis puudub kohandatud sõidukeid, et need olid ju teatavasti mootorsõidukimaksu seaduses maksust vabastatud algusest peale. President sellisel kujul see seadust välja ei kuulutanud, nägi seal mingit sorti ebavõrdsust, ma ei ole sellest siiamaani aru saanud, et kuidas seal see ebavõrdsus täpselt oli nende osas, kellel siis on kohandatud auto, kes ei saa tavaautoga sõita. Aga siis tuli see ebavõrdsus likvideerida ja me teame, et Riigikogu siis selle punkti sealt välja võttis, ehk et tegelikult kõik need erikohandatud autod pidid olema alguses maksuvabad. Ja lihtsalt täpsustuseks natuke tausta. Aitäh. Minu küsimus on Kliimaministeeriumi esindajale, et seoses sellega, et nüüd te ütlesite, et kliimaeesmärkide täitmiseks, et sellesse peab panustama ka transpordisektor. Et ütleme transpordiheide ja tegelikult, et siis pool on suures plaanis on nii-öelda linnalises ruumis tekib transpordist seda ja pool siis väljaspool siis linnu oli vist niimoodi mõttekäik. Ja te tõite välja, et eesmärk on siis saavutada või motiveerida kuni 5 kilomeetriste distantside jala või ühistranspordiga läbimist. Et mida te sellega mõtlete või millise meetodiga või milliste instrumentidega seda siis oleks mõeldav saavutada, et kas mootorsõidukimaks on üks sellest? Ma täpsustan pisut, et Tallinn-Harjumaa moodustab pisut üle 50%, et kui võtta ka teised suuremad linnad juurde, et siis osakaal on kindlasti kõrgem. Üheks väljakutseks just linnades on kuni 5 kilomeetriste sõitude asendamine, aga kui vaadata siis transpordi valdkonda ja heite vähendamise võimalusi, et siis siin tulebki erinevaid meetmeid rakendada, et ühte sellist võluvitsa ei ole, et kindlasti tuleb luua paremaid ühistranspordi jalgsi rattaga liikumise võimalusi. Aga nagu ma ka mainisin, siis Eesti autopark on ka Euroopa Liidu keskmist uut autoparki, kui me uut autoparki võrdleme, on saastavam olnud, et kindlasti tuleb luua ka stiimuleid, et inimesed eelistaksid vähem saastavaid sõidukeid ja tegelikult on hea meil vaadata, et elektrisõidukite osakaal on vaikselt kasvamas ja nagu ma ka mainisin, siis sel aastal juba see registreerimine on ka olnud suurem kui eelmisel aastal samal ajal. Aga kui ma küsin nõnda, et siin on Kliimaministeeriumi erinevaid ettepanekuid nüüd ka eelmise aasta jooksul täiendavalt välja käinud, mis puudutab siis transpordivaldkonda. Lisaks siis mootorkõiduki maksule ja selle siis omistatud eeldusele siis CO2 emissiooni ühendamiseks, et kas need on need ettepanekud, mis olid siis mida ka Euroopa Komisjonile on teavitatud või on ummikumaksuga seotud, see, mis on kirjas eelmisel aastal ettepanek, mis oli ka teekasutustasu rohkem vähem kui ühe sõitja eest autos ja nõnda edasi. Kas need ettepanekud on endiselt ministeeriumil laual või need on transpordiheitme vähendamiseks või need ei oma enam aktuaalsust? Ma kahtlustan, et siin viidatakse kliimakindla majanduse seaduse huvirühmade poolt tehtud ettepanekutele, kus tõepoolest oli kõik võimalikke meetmeid erinevatele sektoritele tehtud, et need olid huvirühmade ettepanekud.
ütleme nii, et mida on senimaani transpordi valdkonnas tehtud, ka näiteks CO2 vahendite eest, siis on panustatud raudtee elektrifitseerimisse, ühistranspordi paremasse toimepidavusse, sealhulgas ka siis biometaani kasutuse suurendamisse transpordisektoris, taristuprojektidesse, mis parandavad siis jalgsi ja jalgrattaga liikuvust, parandavad ligipääsetavust ühistransporti ja nii edasi, et need on sellised erinevad tegevused, mida tuleks kindlasti komplektis vaadata. Aga selliseid konkreetseid kaugele ulatuvaid meetme ettepanekuid Kliimaministeerium teinud ei ole. Nii et ka see, et näiteks linnades keelata ütleme siis fossiilse kütuse põhised taksod, et seda niisuguse ettepanekuid ka muu hulgas niisuguse ettepanekut teil kavas ei ole, jah? Sellist ettepanekut praegu laual ei ole. Selge. Proua Ingeraine. Ja, ma tahtsin küsida, et aastaid tagasi tehti siin selline projekt, kus siis sotsiaaltöötajad said elektriautosid soetada, et kas on teada, kuidas selle mõju on olnud, ütleme, inimeste liikuvusele ja kui suur, see on vist Rahandusministeeriumile, et kas me teame, mis suurusjärgus korraldatakse sotsiaaltransporti täna ja kui palju sellest transpordist on siis elektriautod? Nii konkreetse meetme järelmõju mul hetkel siit välja ei ole võtta, et vaatan järgi, et kas need andmed on olemas, et tegemist oli ka Sotsiaalministeeriumi meetmega. Ja mis puudutab siis üldse transpordisektori meetmeid, et eks siin ongi vajalik sektoriga koos see teekaart kokku leppida, et kuidas väiksema heitega ja väiksema jalajäljega transpordi poole me siin Eestis liigume. Nojah, aga ma küsin teilt, et te ütlete, et on tarvis kokku leppida, aga praegu selle mootorsõidukimaksuga ju mingit kokkulepet ei olnud ühiskonnaga. Et see tegelikkuses, kui selle eesmärk oli, ja kui ma loen mootorsõidukimaksu esimest 3 lehekülge, selle eelnõu seletuskirja esimest 3 lehekülge, see on kõneletud kliimaeesmärkidest, seda tehakse kliimaeesmärkidega, et saavutada 24% heitme, transpordisektori heitme vähendamine oli aastast 2030, eks. Et see oli eesmärk, mis seati sellele. Et seda põhjendati kliimaeesmärkidega. Et kas nüüd, ja mu küsimus nüüd on selles, et kui te kõnelete, et nüüd on vaja veel täiendavaid meetmeid rakendada selleks nii-öelda siis olemasolevate, et inimesed olemasolevatest sõiduautodest loobuksid, ütleme siis survestatult, siis, aga seda ei tehtud ju mootorsõidukimaksu puhul, mille eesmärk oli esimesel 3 leheküljel, kui ma loen, oli puhtal kui kliimaeesmärgid. Ma Rahandusministeeriumi seda seaduseelnõud ja seletuskirja ei hakka kommenteerima, aga ma ütlen siin kohal juurde, et transpordisektoris, nii nagu see automaks, on ka neid varasemaid meetmeid veel hulganisti. Aga kui me vaatame, et kuidas transpordisektoris me liikunud oleme, siis kasvuhoonegaaside heide seal on olnud pigem stabiilselt kasvutrendis ja nii nagu ka teistes sektorites, ka transpordisektoris on samamoodi vajalik juurde vaadata, et mida me veel täiendavalt teha saame, mis panustaks ka siis paremasse linnakeskkonda, rohkemate liikumisvõimaluste loomisse ja nii edasi. Nojah, aga kõike seda ma pean tunnistama, et mootorsõidukimaksu kehtestamise eel kõneleti täpselt samamoodi, et inimesed, kes siis ei saa, kes peavad loobuma autost, kuna auto omamine käib üle jõu, et tekitatakse juurde mõnusad, kättesaadavad, paindlikud ühistranspordi võimalused.
Paraku paralleelselt, kui me vaatame ka ühistranspordi tänast võrku või korraldust, tegelikkuses see ei ole realiseerunud. Et ma tulen selle juurde tagasi, et te ütlesite, et kuni 5 kilomeetrit jala käimine või ühistranspordiga sõitmine, et mis mõõdik see on, et mis on see poliitika ja kavatsus või eesmärk, et kuni 5 kilomeetrit inimene peaks käima jala või ühistranspordiga liikuma, kuna see asetub nüüd praegu sellesse väga selgelt mootorsõidukimaksu konteksti, eks ole? Seda ma ei toonud välja eesmärgina, vaid kui ühte nii-öelda transpordisektorit iseloomustavat olukorda, kus on võimalik siis kindlasti ei tähenda see, et kõik, kes siis 5 kilomeetrit autoga läbivad, peaksid seda jalgsi või bussiga tegema, et jala kõndimise vahemaa on kindlasti lühem ka bussiga liikumisel ja parim võimalus on neid kombineerida. Ja kindlasti ei pea seda tegema kõik need inimesed, kes neid vahemaid läbivad, aga kindlasti on neid, kes kasutaksid muid võimalusi, kui need oleksid mugavamad ja paremini kättesaadavad. Jah, aga praegu me räägime mootorsõidukimaksu seadus, me räägime nii-öelda ju sundvalikust inimesele, et kui autopidamine, olgu ta siis kütuse hinna tõusus kui ennekõike sõiduki enda ülalpidamiskulus on ülemääraselt suur, et siis saavutada see 5 kilomeetri niisugune siht. Aga mul on küsimus... Üks sekund esimees, et ma ütlen ära, et ma ei tea, kus see 5 kilomeetrit teil täna siin tuleb, mida te rõhutate, aga ma juba näen, et üritate vist hakata suunama sinna, et just ka mootorsõidukimaksu mõte kuskilt otsast oleks öelda, et inimesed peavad 5 kilomeetrit jala käima, et ei pea autoga sõitma midagi. Mul tunne, et see jutt läheb nagu teil sinna kanti, et te rõhutate, et mootorsõidukimaksu eelnõus minu teada ei ole kuskil 5 kilomeetrit kirjas, mingit sellist mõtet seal ei ole, et kus see Kliimaministeerium või mis põhjustel ta seda selgitab, seda 5 kilomeetrit, et seda ta võib siis uuesti teha, kui see arusaamatus on, aga olles päris täpselt kursis mootorsõidukimaksu detailidega, siis seal ei ole kordagi ühtegi sihukest eesmärki olnud, et keegi peab kuskil 5 kilomeetrit bussiga või jala käima, et seal peal auto põhjendatud midagi sihukest, et seda ei ole seal kuskil olnud, et ärme igaks juhuks segadust tekita sel teemal, aitäh. Ja, seal eesmärgid on üldise auto kasutamise vähendamine. Üldine auto kasutamise vähendamine ja autode mahu vähendamine Eesti riigis läbi maksukoormuse. Aga mul on küsimus autoettevõtete müügiorganisatsioonile, et kuidas te praegu hindate siis Balti riikide võrdluses seda olukorda, et kui te vaatate, kui palju üldse töötajaid on praegu automüügisektoris, palju te hindate kas teie organisatsiooni liikmes ettevõtetes või ka mitte ühinenud ettevõtetes ja milline see nii-öelda majandussektori väljavaade on? Ja kuidas te tajute ka oma liikmes ettevõtete nii-öelda tagasisidet siis sellele mootorsõidukimaksule ja inimeste valikutele? Et praegu siin, kas küsimus on lihtsalt selles, et see on praegu nii-öelda turu psühholoogiline lainetus, et inimesed enne maksu kehtestamist ostsid autosid, veidikene aega rahuneb ja nad hakkavad samas hoos ostma autosid. Või ta tegelikult on ennekõike siis väiksema siis sissetuleku tasemega inimestele ikkagi tekitanud ka keerulisi põhimõttelisi valikuküsimusi. Ja aitäh. Ma näen tervikuna esimene küsimuse pool oli see, et kui täna vaadata müüki Eesti versus meie nii-öelda Balti naabrid, siis Eesti olles eelnevalt nii-öelda ikkagi müügi eesotsas on nüüd kahjuks müügi nii-öelda viimases otsas, kuna rakendunud maks paraku on tõesti, nagu ma välja tõin, need numbrid tunduvalt allapoole toonud. Nüüd, kui tervikuna vaadata sektorit, siis sektorite puhul on tegelikult autode ja teenusettevõtete liidus on nagu 2 poolt, üks pool on sõidukite müük, mille nii-öelda numbrite vähesuses me täna siin räägime ja ka see omakorda juhtub nüüd niipidi, et kui sõiduk jääb tänase hetkel müümata, siis tegelikult omakorda ei tule ta tagasi ka hooldusesse, mis tähendab seda, et sektor tervikuna ja just nagu ma ütlesin, et Tallinnast väljaspool kindlasti väga-väga palju nagu kannatab selle arvelt. Ja päeva lõpus, mis on veel kõige hullem, nagu ma ütlesin, et kuna ei toimu sõidukite ostumüügi vahetus ka nii-öelda Eesti siseselt, siis paljud sõidavadki oma sõiduki nii-öelda nii lõpuni kui võimalik
Ja täna on isegi see olukord juba statistiliselt välja tulnud kohati, et sõiduk on juba kehvas olukorras, ta ei suuda näiteks tehnoülevaatust läbida, liikluskindlustus on veel peal, et loodetakse, et kuskil kohalikus seal kellelegi vahel jääda ja niimoodi sellega sõidetakse, et tegelikult on selline natuke lumepalli efekt. Et see on lumepalli efekt ja lisaks ma tooksin veel välja, et ühelt poolt ma saan aru, et me rõhutame veel kord, et meil oleks vaja Tallinnas säästa ja see on igati täiesti arusaam. Ja mis on positiivne tänas hetkel ka hübriid, siin räägitakse kogu aeg elektrisõidukitest, aga tegelikult ka hübriidide osakool kasvab. Aga teisalt me peame täna vaatama ikkagi situatsiooni maailmas ja me näeme ju seda, et nii-öelda kaitse poole pealt oleks vaja, et ikkagi meil oleks ka võimekus selliseid masinaid, mis nii-öelda esimeses lumehanges kinni ei jää, et oleks võimalik ikkagi ka neid üle-eestiliselt omada ja vajadusel endaga sõita. Et lihtsalt piltlikult öeldes, kui me kogu Eesti piltlikult öeldes ütleme, et nüüd on hästi pisikesed üliökonoomsed sõidukid, siis kui mingid probleemid juhtuvad, siis me olemegi hetkega avatud, eks ju. Et veel kord, et tahame või mitte, Tallinn ei ole ainult kogu Eesti, et me peame vaatama nii-öelda tervikpilti. Et selles mõttes on sellised nii-öelda probleemid siin. Minu poolt, aitäh. Aitäh teile. Aga kui need töötajate arv, kuidas te vaatate töötajate? Töötajate puhul täna Amteli, ütleme siis, ühendab suurusjärk 3000 töötajatele on siis liit on tööandja. Ja nagu ma ütlesin, et osad paraku meie liidu liikmed on juba müügipersonali vähendamisega pihta hakanud. Et kindlasti see mõju on olemas ja nagu ma ütlesin, et lisaks on luksepad, keretööded, et sektor tervikuna nii-öelda on oht, et kannatab nagu selle muudatuse tõttu päris tõsiselt. Ja siis küsimus oli veel ka see, et kas see on nii-öelda ajutine või mitte. Täna meil endal on pigem tunne, et eelmiste nii-öelda müüginumbrite saavutamiseks läheb ikka väga-väga pikalt aega, nii nagu ka Aabeni ülevaade näitas, et võib-olla ettevõtted täna tegelikult ongi valikus see, et ostavad endal ettevõtted, kellel on vajalik sõiduk soetada või eraisikud, kellel samamoodi on vajalik olemas. Ja nagu ma ütlesin, et tihti lugu eraisikutel on täna ahelas just probleem see, et ka olemasoleva sõiduki nii-öelda vabanemisest, kuna seal toimingus on vaja tal ka registreerimistasu maksta, et selle tõttu ei tehta toimingut ja sõidetakse nende vana sõidukitega edasi. Ehk paraku juhtub see olukord nagu meie naaberriigis Soomes, et plaanitud autode keskmine iga hoopis nii-öelda vananeb, mitte ei noorene. Aitäh. Ja ma küsin nüüd autoomanike liidu poolt, et kui tohib selles vaates, et praegu see maks on 4,5 kuud rakendunud, siis teie liidu vaates praegu sellele, ütleme, et mootorsõidukimaksu seaduseelnõu nägi ette, et CO2 emissioon siis uute registreeritud autode puhul hakkaks selle tulemusena vähenema. Et kuidas autoomanike liit vaatab, kas see peaks olema üldse seaduseelnõu eesmärk autoomanike vaates ning kuidas autoomanike liit hindab nüüd praegu ka seda olukorda, mis puudutab seda, kui registreerimistasu on suurem kui auto enda turuväärtus vanemate autode puhul. Et ka minult on küsitud palju nõu selle kohta, et kuidas inimesed peaksid sellisel juhul käituma. Et kas autoomanike liidu poole on pöördutud ja mis teie vastus siis on huvirühmana sellele inimeste nõustamisel? Jah, aitäh. No kõigepealt peab alustama sellest, et tegelikult see maksustruktuur on selline, et see ei soodusta mitte kuidagi autopargi uuenemist. Et pigem on nii, et jah, tõepoolest praegu teatud ulatuses ostetakse nii-öelda, nagu siin meil ametnikud armastavad öelda, säästlikumaid sõidukeid, ehk on need siis hübriidid, on need siis elektriautod, aga põhimõtteliselt inimesed hoiavad enda autodes praegu ikkagi pigem rohkem kinni, nad väldivad selle vahetamist ja selge on see, et kui me vaatame neid maksutõuse, mis meil siin on, me ei räägi ju ainult sellest, et meil on ebamõistlikult suur mootorsõidukimaks. Me näeme ju ka seda, et meil on ju maksutõusud tegelikult ju, neid on nii pikk nimekiri, et ma ei hakka neid siin üle kordama, aga võtame käibemaks, tulumaks, eks ole, kõik see on ju suurenenud. Et on ju selge see, et inimeste ostuvõime ei tõuse selles valguses mitte kuidagi. Ja kui me paneme siia nüüd sellise korraliku registreerimismaksu, kui me paneme siia veel juurde ka selle nii-öelda aastamaksu, siis pigem üritatakse neid ostuotsuseid lükata võimalikult palju edasi, sõita nii-öelda olemasoleva autoga
Ja tulemus on ju see, et kui me vaatame Soome autoparki, siis soomlastel on tõesti Euroopas võrdlemisi kõrge tegelikult nii see registreerimistasu kui ka aastamaks. Ja mis on tulemus? Kas Soome autopark on kuidagi uus või on ta kuidagi väga säästlik? No tegelikult ei ole, sest mingisugusel hetkel on see, et sa lihtsalt hoiad seda vananenud autot endal käigus, kuna selle väljavahetamine on ebamõistlikult kulukas. Ma ei hakka siinkohal rääkima sellest, et millist mõju avaldab see tegelikult nii-öelda hobiautondusele. Et Eesti on suutnud järjekordselt ühes asjas olla teistest erinev ja see on nimelt siis see, et hobiauto eest tuleb ju ka hakata maksma maksu siis, kui ta seisab. Et praegu kuni 2027. aastani tõepoolest, kui auto on ajutiselt arvelt maha võetud, siis teda ei maksustata, aga 1,5 aastat veel ja siis hakkavad inimesed maksma ka enda hobiautode eest ju nii-öelda täie rauaga. Ehk meie poole pöördunud inimesi on olnud mitmeid, on need, kellel on näiteks tõesti perekonnas erivajadusega laps, kes ütlevad, et täiesti ebamõistlikult kõrged tasud, et neil ei ole väga valida, nad peavad sõitma sõidukiga, mis nende vajadused ära rahuldab, on olemas auto, on olemas ka neid inimesi Eestis päris palju, kellel on autondus, hobiauto pidamine nii-öelda selline ütleme nagu oluline tegevus. Nemad on eelkõige mures 2 asja pärast, sest esiteks hobiauto puhul tuleb hakata maksma ju aastamaksu ja kui sa seda tahad maha müüa, oletame, et sul ongi näiteks 2 või 3 000 euro maksumusega hobiauto, mis ei ole nüüd üleliia kallis, siis selle registreerimistasu võib olla nii kallis, et selle auto müümisel lihtsalt ei ole erilist mõtet, et need inimesed on enda nii-öelda autodega kokku laulatatud kõige halvemas mõttes. Et ma saan aru, et siin soovitakse näha selles automaksus praegu ka midagi positiivset ja öeldakse jah, et oi, et küll see läheb kõik üle, et see on ajutine. Ja kindlasti loomulikult mingisugusel hetkel, kui sul ikkagi nii-öelda see auto enam ei sõida ja sa oled sunnitud ta välja vahetama, siis sa need maksud ära maksad ja selle auto endale ka soetad, kui sul vähegi selle jaoks raha on olemas. Küsimus on selles, kas see on nagu õiglane ja küsimus on ka selles, et on see nagu jätkusuutlik. Sest täna tegelikult tõepoolest siin tõi ka Amtel ju väga ilusti välja, et see mõju on ka ju autondusele olemas ja see tähendab tõesti, et esindused praegu koondavad töötajaid ja ega kui me nagu loodame, et see olukord läheb tulevikus nagu drastiliseks paremaks, siis mitte. Sest olgem ausad, kui me vaatame seda mootorsõiduki maksu, siis siin on ju järgnevate aastate jooksul ette nähtud ka tõus. Et isegi kui inflatsioon jõuab seda elatustaset nii palju ülespoole tõmmata, või siis ütleme seda nii-öelda olemasolevat maksu muuta odavamaks, siis ega maksuarhitektid on ju sellega arvestanud ja tulevikus ju tõuseb ju nii registreerimistasu kui ka tegelikult aastamaks. Nii et ega see vaatepilt väga hea välja ei näe ja Autoomanike Liidu liikmetele ja meiega ühendust võtnud inimestele jääb tegelikult arusaamatuks, et miks meil peab olema auto omamine niivõrd kallilt maksustatud, et meil on olemas mootorikütuse aktsiis, mis kusjuures ma tuletan meelde ka tasapisi ju kogu aeg kerkib. Meil on olemas teed, kuhu seda raha mingisugusel põhjusel suunata ei taheta ja siis on meil olemas mootorsõiduki maks, eks ole, mis ei arvesta absoluutselt meie inimeste vajadusi, ei arvesta meie ajaasustust ja tegelikult ei arvesta ka seda reaalset sissetulekut, mida siis Eesti inimesed teenivad. Et meie hinnang kindlasti on väga negatiivne ja kuigi alati on tore näha seal tunneli lõpus valgust ja loota, et tegemist ei ole vastu tuleva rongiga, siis ma kardan, et see valgus võib-olla, mida siin mõned täna sõna võtnud inimesed on näinud, võib ikkagi olla tegelikult see rong. Aitäh! Aitäh! Ja minu küsimus on nüüd tegelikult Kliimaministeeriumi vaates, kui tohib veel küsida, sellele nendele eesmärkidele, mida mootorsõiduki maksuga siis valitsus loodab saavutada, et
kas see aasta, kas uus kliimakava või kliimakava täiendused on nüüd valitsusel plaanis ka aasta 2030 kliimakava, mis Euroopa Komisjonile tuleb esitada. Kas need täiendused, mis lubati 24. aasta lõpuks, eks ole, kas need täiendused on valitsus ette valmistatud või need on juba Euroopa Komisjonile edastatud? Riiklik energia- ja kliimakava ei ole veel komisjonile esitatud ja kui see esitatakse, siis esitatakse nende regulatsioonide ja sihtide pealt, mis on olemasolevates arengukavades ja seadustes kokku lepitud. See tähendab seda, et see aasta 2030 kava, 2030. aasta kava, mis esitatakse siis, et seda lubati 2024. aastal esitada, ma saan aru, et see on siis ettevalmistamine on mingitel põhjustel viibinud, hästi, aga et nende põhjal, mis on juba seni nii-öelda jõustatud. Täpselt nii, kuna riiklik energia- ja kliimakava on Eestis aruandlusdokument, eks ta võtab selle kokku, mis on erinevates õigusaktides ja arengukavades kokku lepitud. Aga selles mõttes on meil avalikkuse ees on pigem salapära loodud sellele, mis puudutab kliimaseadust. Et ma saan aru, et kliimaseaduses ettepandavad eesmärke või ambitsioone see ei sisalda siis see aruandedokument aastani, kuna selle eesmärk on ju trajektoori joonustada välja aastani 2030. Täpselt nii, et see saab arvesse võtta üksnes seda, mis on muudes või mis on olemasolevates arengukavades ja seadustes kokku lepitud. Arusaadav. Ja ma saan õieti aru, et see arusaadavalt, et see on nii-öelda valitsuse poliitilise tahte küsimus, mis puudutab seda kliimaseadust, aga ministeeriumil on see nii-öelda võrreldes varasema versiooniga, siis ma oletan, et see on mingil kujul täiendatud, on see kliimaseaduse uus versioon on valmis valitsusele esitamiseks ning siis jõustamiseks vastavalt siis poliitilisele tahtele. Huvirühmadega arutelud on käimas. See tähendab ka siis seda, et valmis saab see olla alles siis, kui huvirühmadega on need läbi räägitud, kuidas edasi liikuda täpselt. Arusaadav, ja ma saan aru, et see on siis erinev tekst võrreldes selle tekstiga, mis on avalikustatud Kliimaministeeriumi kodulehel. Sellist kokkulepitud teksti täna ei ole, et jällegi kordan, huvirühmadega arutelud käivad. Aga ma täpsustan, et Kliimaministeeriumi oli tegelikult kogunesid ju töörühmad. Ma saan aru, seal oli vist 100 inimesi oli. Erinevad valdkondlikke töörühme tehti kliimaseadust. Härra Michali juhtimisel olid terve presiidium oli, seal olid, eks ole, erinevad laua taga 2 aastat. Ja siis sai seaduseelnõu valmis. Seaduseelnõu saadeti kooskõlastusringile, seal tuli, kes toetas, kes oli vastu, tuli tagasiside, eks ole. Nüüd te ütlete, et eelnõu teksti ei ole, ma täpsustan, et eelnõu teksti on Kliimaministeeriumi kodulehel kliimaseaduse eelnõu, aga ma saan aru, et sinna kavatsetakse sisse viia siis mingeid muudatusi või alustatakse hoopis nullist? Kindlasti see töö, mis siin huvirühmade suure kaasamise toel viimase 2 aasta jooksul on tehtud, kaotsi ei lähe. Tõepoolest, et meil on eelnõu erinevad versioonid ka juba avalikkuse käest läbi käinud, siin on tagasisidet laekunud ja nüüd selle baasilt pluss veel ka siis toimuvate huvirühmadega läbirääkimiste tulemusena seda eelnõud muudetakse, uuendatakse. Selge, selle ühesõnaga lähtebaastekst on see tekst, mis on Kliimaministeeriumi kodulehel, aga sinna viiakse sisse siis midagi võetakse välja või midagi pannakse juurde või midagi sõnastatakse ümber? See selgub pärast huvirühmadega läbirääkimisi. Aha. Ja kui ma tohin küsida, et kes neid läbirääkimisi, et saada täpselt aru, kuna see oli väga niisugune majesteetlik, niisugune püramiidne kaasamiskeskkond, eks ole, varasemalt, et kes neid läbirääkimisi tegelikult siis peab?
Vabariigi Valitsuse poolt. On see ministri tasemel, on see Kliimaministeeriumi ametnike tasemel ja kui siis kelle tasemel? Ja keda nende huvirühmadena on siis määratletud? Ressursipõhine majandusharud või keskkonna siis valdkonna huvirühmad või kes? Minister kohtub erinevate huvirühmade katusorganisatsioonide esindajatega väga laiapindselt ja kindlasti enne, kui eelnõu edasi liigub, kindlasti tutvustatakse, arutatakse seda ka antakse võimalus kõigile, kes selles protsessis on osalenud, et koos sellele peale veel vaadata. Aga töö on veel käimas. Arusaadav. Nii et ma saan aru, et teie valitud tempo on see, et praegu saate mingit tagasiside sisendit või siis toimuvad läbirääkimised mingite siis kompromissi leidmiseks mingites sõnastustes. Ja siis pärast seda läheb see eelnõu siis uuele laiapindsele kooskõlastusringile kõigile huvirühmadele. Seda me veel arutame, et kuidas kõige parem seda kaasamist on teha, et tõepoolest praegu me kohtume erinevate huvirühmadega ja kuidas ka siis laiemalt veel võimalikke suundi tutvustada ja arutada. Arusaadav. Meil oli siin tegelikult, vabandust, meil on see kliimaseadus, aga see on niisugune seotud ökoloogilise eesmärgiga maks. Et meil oli siin arutelu, mis puudutas FIT 55 seaduseelnõude finantsmajanduslikku kalkulatsiooni. Et nende pakett siis erinevate Euroopa Liidu õigusaktidele, et nende maksumusele. Meil on erinevatest ministeeriumidest tulnud sisendid, aga tõepoolest see on erineva metoodikaga koostatud ja ta nii-öelda väga paljudel juhtudel sõltub hilisematest ka siseriiklikest poliitikavalikutest, mis on siis finantsmajanduslik koormus, olgu ta siis valitsussektorile või tarbijatele või ettevõtetele. Ja siis valitsuse esindajad meil 2 nädalat tagasi oli see arutelu, nädal aega tagasi, nentisid, et kliimaseadusest tuleb tegelikult tervikkäsitlus, palju maksab, palju on maksumus, uus tervikkäsitlus, kui suur on finantsmajanduslik koormus siis selle kliimaneutraalsuse saavutamisel aastal 2050. Et ma nüüd, üks asi on, et selles mõttes, et ma saan aru siis terviklik uus käsitlus, et praegu, et kas siis nende üks asi on huvirühmadega läbirääkimised, mis puudutab regulatiivset koormust või mingit seda sõnastust erinevates valdkondades, aga kas siis on tellitud ka uus ja kelle käest see on tellitud või millisel moodusel või ministeeriumi ise enda analüütikud selle kokku panevad, siis kogu siis selle kliimaneutraalsuse finantsmajandusliku mõju kohta? Finantsmõjude osas kui olete lugenud võib-olla hoolega ka viimase eelnõu versiooni seletuskirjad, seal tegelikult olid ka finantsmõjud välja toodud, aga tõepoolest võib-olla sealt 130 lehekülje seast täpselt seda infot leida, mis kedagi konkreetsemalt huvitas, võis olla keeruline. Et kindlasti me vaatame üle, et kuidas paremini ka esile tuua siis mõjude pool ja me peame ka oluliseks, et kõikide sektorite lõikes või sektorite kohta tekiksid ka siis konkreetsed teekaardid ja need teekaardid iseenesest annavad väga selge suuna, kuhu liikuda, mis on siis need võimalused ja mõjud sektorites, aga see annab ka teatavat paindlikkust, et nagu me teame, et see maailm, kus me elasime võib-olla aastal 2020, ei ole see, kus me elame täna, ehk siis me peaksimegi korrapäraselt üle vaatama seda teekonda, seirama mõjusid, tegema siis vajadusel ka muudatusi sammudesse jällegi selleks, et meie ühiskond oleks konkurentsivõimelisem. Ja, aitäh. Ma olen lugenud selle läbi, selle kliimaseaduse seletuskirja.
Aga seal ma pean tunnistama, et ega ma vastuseid ei saanud, seal on näiteks küsimus ka praegu, on ju see seotud väga palju ka poliitikavalikutest, seal oli öeldud selle sama 2035 tuleb teha 10 miljardit energeetikasse investeeringuid, sealhulgas 2,6 miljardit meretuuleparkidele. See on siis see finantsmajanduslik mõju. Ma ei tea, kas seda meretuuleparkide projekti tuleb sellisel kujul või ei tule, see on tegelikkuses ju ühiskonnale teadmata, eks ole. Ma ei tea, kas see uus kliimaseaduse eelnõu siis sisaldab, on teil informatsiooni, see 2,6 miljardit sisaldab või on see maha võetud, tuleb siis või ei tule? Milline on nagu Kliimaministeeriumi käsitlus praegu? Nagu ma mainisin, siis arutelud huvirühmadega on alles käimas, sealhulgas ka erinevate nende sektorite tempo võimaluste osas, nagu ka varem, siis konkreetseid meetmeid seadus ise kindlasti sisaldama ei hakka. Ja nagu ma ka mainisin, rõhutan üle, et see sektoripõhine teekaart selle seaduse kõrval on kindlasti väga oluline selleks, et ühelt poolt see suund anda, aga teiselt poolt jätta ka see paindlikkus, et me ei kirjuta seadusesse selliseid meetmeid sisse. Aga tähendab, mida te mõtlesite, et me ei kirjutaks seadusesse meetmeid sisse? Et selles seletuskirjas on eeldus, et ta tuuakse ära palju kogu selle majesteetliku projekti nagu tähendab siis kliimaneutraalsuse saavutamine maksab. Nii, ja et see nii-öelda vähemalt informatiivsel tasemel see peab olema, et ega seal meretuuleparkide oksjonit ei olnudki selles ka hetkel Kliimaministeeriumi kodulehel olevas ju tekstis ei olnud sees, et tehakse just 2 teravatti meretuulepargi oksjonit. Eeldused vaatame koos sektoritega praegu siin jooksvalt üle ja kindlasti tulevad ka siis mõjuhinnangud tänaste teadmiste baasilt sinna juurde. Ja, täpselt seda ma just küsisingi, et kas tulevad uued mõjuhinnangud ja ma saan aru, et tegelikult kogu kliimaneutraalsusel meil tuleb uus mõjuhinnang, palju see maksma läheb Eesti ühiskonnale finantsmajanduslikult? Need suunad, mida me seadusega võtame, et kindlasti tuleb seal ära kirjeldada ka, et mis on need mõjud. Mida me tegelikult tegime ka selles varasemas seletuskirjas, aga vaatame uuendatavate eelduste pealt uuesti otsa, täpsustame, toome paremini esile. Arusaadav. Nii, proua Ingeraine siis Mart Vistris. Ja ma tahtsin aru saada, et tulles tagasi nüüd automaksu ja siis kompenseerimiste juurde ja et kes seda inimeste liikumisvõimekust mõõdab ja et kas seda siis nii-öelda prognoositakse ette, et millised on mõjud, kui me teeme need ja need sammud, et kus nagu need mõõdikud nagu jälgimisel on? Siin räägiti, et erinevatel sektoritel või vabandust, et erinevatel gruppidel, et osad on tõesti haavatavamad, on see liikumise võimekus nagu vähenenud, et kas keegi kuskil objektiivselt neid niimoodi mõõdab? Ma ei tea, kas see on vist Rahandusministeeriumile küsimus? Rahandusministeerium ei oska küll peast kommenteerida seda. Ütleme nii, et Kliimaministeeriumi all on Transpordiamet, seal on liikuvusandmed pideva seire all ja siis Regionaal-Põllumajandusministeeriumi all on ühistranspordi pool. Aga Transpordiametis on tegelikult päris hea ülevaade meie liikuvusandmetest. Nii, Mart Võrklaev. Ja aitäh, mul oli esimehel tegelikult oleks olnud ettepanek, et kuna mulle tundus, et me liigume väga kaugele mootorsõidukimaksust, et Fit for 55-id, tuulepargid ja nii edasi, et mulle tundub, et tänane päevakord on vist ennast ammendanud, et võib-olla tõmbaksid see otsad kokku, et meil on siin rida inimesi nii ministeeriumitest, ametitest kui ka siis eraesindajatest, et keda võib-olla need
laiemad teemad nii väga ei puuduta ja ilmselt on ka tööülesanded ootamas, et võib-olla võtame siis otsad kokku, oleks mu ettepanek, kui mootorsõidukimaksuga on, mulle tundub, teemad tänaseks ammendunud. Ja, ma arvan, et jah, me oleme saanud informatsiooni kätte, mis on tegelikult siis auto aastamaksu laekumisega juhtunud. Registreerimismaksu osas me oleme saanud teada, et esimese kvartaliga siis 12 miljonit eurot oli vist korrektselt on, eks ole, formuleerinud selle, on laekunud ja aastaks eelnõu seletuskirja järgi prognoositi siis ja 25. aasta eelarve järgi 137 miljonit eurot. Ja dünaamikat, mis puudutab siis autokeskkonna kuidas? 136 ja 100 olid prognoosid. Jah, 100 miljonit, 137 miljonit eurot registreerimismaksule. 100 miljonit juurde, on 236. Arusaadav, et härra Võrklaev korrekteeris mind täpselt, et kui vale prognoos ei tohiks ka miljoniga eksida, et oleks selle ulatus tuvastatud. Ühesõnaga siis 236 miljonit eurot on mootorsõidukimaksuks prognoositud toonase valitsuse poolt ja sellest moodustub 100 miljonit eurot jooksvast mootorsõidukimaksust ja 136 miljonit eurot eeldati moodustub siis registreerimismaksust. Ja täpsustuseks, et Maksuamet on siis juba 10 miljonit üle prognoosi tegelikult väljastanud maksuteateid siis aastamaksu osas, ehk et praegune maksuteadete hulk on 110, kuna seal ma saan aru ka, et juba juurde ostetud autod on see summat tõstnud. Ehk et see vähendab ka seda üldprognoosi nii-öelda vahet, eks ju. Ja see, mis puudutab siis neid eesmärke, ökoloogilisi ja muid eesmärke, mis selle seaduse saati siis automassi puhul või heitemissiooni puhul, nende asjade seisust me tegelikult siis kuulsime vastavalt siis Rahandusministeeriumi analüütikutelt, milline see seis on ja kui väga tegelikult deklareeritud eesmärgid, kuigi tõsi, need on alles 4 kuud on olnud seaduse jõustumist möödas, on realiseeritud. Ja siis magusrohast saime ka informatsiooni, mis puudutab kliimaseadust. Nii et ma olen väga tänulik kõigile ka huvirühmade esindajatele selle arutelu eest ja ilmselt see teemade ring jääb vägagi aktuaalseks, arvestades neid baasvalikuid, mis ühiskonnas on. Aitäh!